Tere! Näitan teile täna, kuidas luua Costpocketi äpiga aruandeid ja need edasi saata raamatupidamistarkvarasse. Nii, nüüd siin meil on juba äpp lahti ja ettevõte on ülalt valitud. Nüüd meil on võimalik lisada galeriist või pilti teha. Lisaks meil on üleval kaks valikut, kas kuludokumendid või aruanded. Alustame alguses, oleme kuludokumentide all ja hakkame siit lisama esimest dokumenti. Nii. Esimese asjana ta küsib, kas see kuulub hüvitamisele või ei kuulu hüvitamisele. Et kas ma soovin eraisikuna selle raha tagasi saada või maksin juba ettevõtte vahenditest. Valime, et maksin ettevõtte vahenditest. Siis ta küsib, et kas see oli sularaha, firmakaart või ülekanne. Valime firmakaart. Siis ta küsib, mis see kululiik oli. See oli kütuse dokument. Paneme auto alla. Siis on võimalik lisada raamatupidajale kommentaar või võin ise kirjutada selle kommentaari või valida juba olemasolevate kommentaaride vahel. Näiteks võtame selle projekt 55. Nii, ja kuna sellel ettevõttel on aruanded sisse lülitatud, siis nüüd ta küsib, et vali aruanne, et mul on võimalik valida juba olemasolevate aruannete vahel või luua uus aruanne või kõige alumine nupp, et jätan aruande valimise vahele. Läheme loo uus aruanne. Võimalik luua nii kuluaruanne kui lähetusaruanne. Ma kiiruga näitan lähetusaruannet ka ja kui lähetusaruanne on Eestist väljaspoole, siis on tegelikult võimalik ka päevarahasi arvestada. Näiteks lisan kiiresti siit 2 kuupäeva. Ja siin ta arvutab ka päevarahad. Või võib siis teha lihtsalt kuluaruande. Siin ta küsib lihtsalt nime. Paneme juuli 2021 ja salvesta. Nii, nüüd kui aruanne loodud, nüüd ta näitab veel seda dokumenti ja kõiki andmeid, mis ta siit välja leidis. Selle dokumendi pealt ta leidis kõik andmed õigesti. Vajutan lihtsalt salvesta. Nii, ja nüüd meil ongi aruanne valmis. Aruande sees on üks dokument olemas. Oletame nüüd, et mul kohe seda järgmist tšekki ei ole. Lähen uuesti tagasi siia esilehele. Tegelen asjadega edasi. Nüüd natuke aega hiljem saan uue dokumendi. Avan uuesti äpi. Nüüd mul on võimalik otse minna sinna aruandesse ja avangi selle aruande. Siin esimene. Ja nüüd lisan järgmise dokumendi ka sinna aruandesse. Nii. Ma lähen nüüd nendest sammudest natukene kiiremini üle. Nii, samamoodi robot digiteeris ta ära. Tundub kiiruga vaadates, et kõik on õige. Salvesta. Ja nüüd mul ongi juba 2 erinevat dokumenti siin aruande all. Ja samamoodi ma saan neid nüüd edasi veel lisada, et ma ise saan valida, millal ma selle aruande saadan raamatupidamistarkvarasse. Aga oletame, et nüüd see aruanne on valmis, siis ma vajutan lihtsalt esita aruanne ja jah. Ja nüüd ongi see aruanne saadetud raamatupidamistarkvarasse. Nii, aitäh!